No näed, auto on garaažis nagu lubatud said, siit algab uus video. Et nüüd on timm. Auto sai vahepeal värvitud sai rohkem kui tegelikult algselt oli ja probleeme tuli ka. Nagu ikka keretöödega, siis ikkagi kõik asjad ei ole nii lihtne, et viid tagatiivaga värvimist ja siis on ainult tagatiip, vaid tuli ikka väiksed üllatust välja. Et oli natukene plekitööd ja kõige suurem ja vigastus, mida ma ei näinud tegelikult, oli tagapaneel. Üllatused, mis meil välja tulid autoga, tegelikult oli siin all peidus, mida esmapilgul ei pannud. Siin on natuke naha ka, et siin oli tegelikult oli lohk sees ikkagist. Tehti ilusti sirgeks, see oli tegelikult vana asi, et me seda natukene timmisime. Ja siis kõige suurem probleem oli tegelikult siin nurgas. Siin tegelikult ei olegi naha, et nagu oleks midagi olnud, et on ilusti tehtud ja nüüd saame ilusti stange panna. Ja kolmandaks, üllatus, ma tellisin algul ühe tagatule, võtsime kõik lahti ja litaki, see taga tuli ka raisk. Et tegelikult ikka on üllatusi, et ei ole päris nii, et tagastange taga tuli. Et kui ei oleks võib-olla tutvusi, siis juba paneeliga lähed kuhugi pleku juurde, pleku ütleb sulle kurat rohkem kui 500 eurot on ja. Ja tagaluugiga oli ka defekt, et tagaluugi defekt on siin, mida ma näitasin eelmine kord, aga oota, sa praegu näitad, et tagatuli ka istu, tagatuli, et kõik siin, kes vaatavad praegu, siis tagatuli tegelikult on lihtsalt külge pantud, seda ei ole timmitud. Võib-olla on tagaluuk ka pekkis, aga ma ei tea. Ühesõnaga, seda vaatame hiljem. Auto on nagu uus, ma ei saa öelda, sellepärast, et see keelati mul ära. Auto on tehtud paremaks, et uus autos ei ole, et ikkagi vanal autos kohast vanas asju on. Ja nüüd meil ongi garaaž, kõike tavaari. Ma oleks näite ala ette, vaata, kui palju siin stappi on. Kes seda mäletab, kuidas see kõik kokku käib. Et meil täna ongi tegelikult algab sellega, et hakkame seda asja kokku komplekteerima, päris kõike vist kokku kohe saab õnna. Siin mõned asjad on, mis paneme tagant järgi, aga jah, valmis ja täpselt nädalaga umbes sai kõik ilusti tehtud, nii päris niitsa tegelikult. Et meil on suur töö täna ees ja vaatame, mis me teha jõuame, kell on palju. Ja teiseks, paar minutit tagasi, või tegelikult meie mõistis juba pool tundi tagasi, meie vaataja käis ostis meie 39 ära, nii et meil on tegus päev, auto müüdud, uus pull oli vaata. Ma müüsin auto maha ja siis mõtlesin uue auto asemele. Et see oli siuke käsi pesab kätt olukord, aga meil nüüd hakkamegi, paneme timelapsi käima, paneme puhuri sooja, sest et juba tuleb õhkusid suust välja, nii et pihta. Meil on väga funny progressid. Me oleme siin 1,5 tundi olnud. Me oleme ainult ühe tiiva külge saanud. Ja katvuse renkad. Ja meil on see üks tiib on B-osa on ju. No nagu ikka B-osa. No paskna. Ühesõnaga maha grindima kuskilt mingit juppi, et saaks seda tiiba ilusti panna. See on täis keperniit, Ja siis ma kaotasin mingid asjad ära ka. Ja siis ma olen neid pool aeg otsinud, ma olen neid leidnud. Kes ma mõtlesin, paneme nina kokku, et äkki küll välja tuleb. Et jah, täna on laupäev. Ma arvasin, et homseks on auto valmis. Ma arvan, et kevadeks on auto valmis. Ma ei tea, suht lappe. Aga pusime ja et jah, läheb aega veel. Nii kaua, kui ma siukseid lolle finantsilisi, mitte ratsionaalselt otsuseid. Kuule, me peame tiiva ära võtma nüüd. Pai pohku ja siis vaja keegi lõuga. Täitab ka lõuga. Lükad. Kostad.
Oh, no nägid ju, olemas. Tooge kõik oma autod siia, ma panen kõik B-osa istuma raisk. Mõelda. Vaata enda. Juba eurot. Mis märks siia keskele maksida? See ei ole mingi teha võtta. See on peekas ju. Kui vajab keegi mingi M1 stangi ostab enne. Nii, auto üles poole. Ühesõnaga, ma arvasin, et homseks on auto valmis. Heal juhul uuel nädalal. Me saime enam-vähem asjad külge, nagu näha, siis auto näeb isegi ilus välja. Ära lähedalt filmi, jah. Meil pooled asjad lahti veel. Ja pooled asjad on veel kinni panna ja pooled asjad, mis ei tea, kus käib veel. Aga küll töö käigus saad teada, on ju. Ühesõnaga, näeme homme. Mina olen tänaseks väsinud, me läheme sööma ja on kõik. Näeb homme. Day 2. Me tulime garaaži, meil on day 2 auto tegemine ja öösel tuli siuke lumi maha, et ma teen ukse lahti kohe. Noh, mul on X5 on ju. Lumi on karbini ja me praegu siin vaatame garaaži ette. No kaamerast võib-olla ei ole näha, aga see on põlveni lumi või? Väga hull. Fuck see nagu. Lähme ostame mingi Winterbeateri. Ma arvan, see mõistlikum plaan. Mõte on. Äkki see on ikka rets. Aga sõida sinna, vaatame, kui kinni jääd, siis on cancel. Ja siis me peame autot hakkama tegema siin samas garaažis. No vaadake, see ei ole normaalne inimlik. Vaata, aga kui me Vintekale ostame. Persse see tundub palju parem mõte praegu. Ma ei taha üldse sinna külma minna lume sees. Ma ei viitsi lund rookida. Mis me teeme? Vaatame kohe, kuhu järgmine kaader meil viib. Jah, vaatame, kuhu järgmine kaader viib. Kas me oleme garaažis või me oleme kuskil mingit talverümpa ostmas. Nii et stay tuned. Nii. Meil on järgmine päev ja me oleme garaažis tagasi, ehk siis meil hakkab pihta jälle see esimese seeria komplekteerimine. Andre tõstab siin praegu auto üles ja hakkame mastiksid siia ilusti alla panema. Et kuna meil on siin plastikuid asjad on katki ja auto on ilus kena fancy, siis teeme veel paremaks, et uuesti roost ei läheks. Ja kui meil siin eile tulime garaaži, mõtlesime, et hakkame autot tegema, siis see lõppes sellega, et lund oli palju ja me vaatasime ukse esist ja mõtlesime, et me ei viitsi minna garaaži ja me lähme ostame midagi pigem ja lähme jäärajale kuhugi. Siis nii see ka juhtus. Meil on Winterbeater jälle ja teiseks meie vaataja, kes vaatas meie eelmist videot, nägi, et meil on see 39 projekt, mis me oksjonit ossime, hakkasime müüma või noh, müüsime. Siis tuli kohale, ostis auto ära ja siis tal oli mure oli see, et tal on üks auto, mis on remonditööga ja mis on katki väidetavalt plokiga jäänud veaga. Et kas ma olen sellest huvitatud ja ma ostsin sellega ära ja see auto jõudis ka nüüd kohale. Ehk siis 2 autot, 1 nädalavahetus ja teine auto, see mis nüüd plokiga jäänud veaga on, see just jõudis ka kohale. See on meil siin maja ees. Boom, 46. Ja vähe sellest, et 1.46. Siis meil tahtsime eile jäärajale minna, et ilgelt taku, et võiks ühe auto veel osta. Ja teine 46 on siin. Praegu muidugi pime. Aga jah, siuksed seiklused. Aga seal plokiga on jäänud veaga. Nii palju, kui ma just põgusalt vaatasin, proovisin seda autot siin samas koha peal. Ma tegelikult juba otsisin uue mootori välja. Mul on uus plokiga on tegelikult isegi riiulis olemas eelmise aasta projektist. Ja ma arvestasin sellega. Ja siis praegu nagu tuli välja, et nagu justkui võib-olla ei ole plokiga jäänud viga. Nii et tegelikult ma ootan täitsa põnevusega, et teeme ruttu esimese seeria valmis, ajame selle teise sisse ja kas veab ja pääseme lihtsalt. Siis ma juba tegelikult arvestasin, mul puhkus kohe varsti. Siis ma mõtlesin, et noh, puhkusele mul nagu nii aeg on ja naine käib tööle, et mis ma ikka kodus niisama passin, et võtame ühe projekti ette ja filmime, aga võib-olla filmime hoopis seda, et lihtsalt puhkuse ajal terve nädal paneme Andrega jäärajal kuskil ja teeme mingi winter contenti, sest et ju on ju 2 Winterbeaterid, et selle asemel, et autot remontida, paneme hüdro sisse, tõmbame kempiks ja anname minna. Aga nüüd tagasi tulla siis esimese seeria juurde. Täna siis ootab ees viimaste asjade komplekteerimine. Meil jäi siis praegu komplekteerimata karbikatted, et kuna ma tahan
selle Mastixiga need kohad eelnult ära käia, sest et auto on värvitud ja võiks ta niimoodi hästi pikad säilida ka, siis paneme siia Mastix ära, siis saame küljelaiendid panna, siis saab juba logarid panna ja nii kaua, kui Andre seda teeb, siis mina teen oma tagumistanget, et mul olid ühed seibid olid kadunud, mille pärast see tegelikult venis ja miks me ei saanud seda reedel teha nüüd või laupäeval. Käisin Inchcape'is, ostsin tutikad ja need on ka olemas. Ja lisaks, ma ei tea, kui palju, ma vist armastan oma naist palju, sest et näed, täitsa tutikad Inchcape'is tellitud OM lävepakuliistud, et ikkagist naise auto tead, et kui ikkagist sisse astuks, et uksega lahti teeks, et ikkagist oleks ilus vaade. Vaatame, kui kaua täna hakkasime teha, et tegelikult nagu võiks tänase päeva ära teha seda. Nii, et räägime hiljem. Nii, meil on tubli paar tundi möödas, autoga on väiksed progressid olnud. Nagu timelapsist näha oli, siis tegime siin põhjal midagi, kuna meil mingit head valgust ei olnud ja kaamerat sinna auto põhjale ka panna ei tahtnud, siis tegime Mastixiga kõik ilusti põhjalt ära, et kui me paneme need kõik katted ja karbikatted külge, et siis proost ei läheks. Eesti kliima nagu ikka, Eestis sool on ju. Ja siis sellised väiksed asjad, liistud, küljepiiler omad ja tagastange. Tagastange sai nüüd külge, aga siin on ikkagi väiksed deformeerumised, et stangega mitte, stange on korralik, stange on uus ja samamoodi siis mõlemad uued tagatuled. Aga kui siit nüüd vaadata, siin on üliväike vahe ja siin on natukene suurem. Et seda kohta ma tegelikult teadsin, et on väiksed deformeerumisjäljega. Seda kohta tegelikult sai pleksepad said seda tegelikult tegid paremaks, aga tundub, et tahab natukene grammike veel. Ütleme, et on siuke pool senti nihkes, sees pool, et natukene võib-olla välja teha. Ja siis samamoodi siit nurgas ka, et siin tegelikult samamoodi said need kohad tehtud uueks, aga jällegist mingi probleem siin on. Minu pea ei hakka, aga muidu kõik stanga istub ilusti. Siit on mul ta veel seespoolt lahti, et päris siuke tubli töö. Et ma ütleks, et siuke üks päev veel ja siis auto on ilusti koos. Ma vaatan, mis ma selle plekitööga teen, sest mina ei oska plekitööd teha. Et kas ma pean selle auto viima kuhugi või äkki saab keegi siia tulla. Nii et jah, stay tuned. Meie viimane päev, et meil on täna selline olukord. Me lõpetame selle auto ära, nii palju kui me sellesse episoodi jätame. Me päris kõike ära ei tee kohe, sest et siin on nüüd tehniliselt vaja mõned asjad üle vaadata ja visuaalselt vaja natukene final touchi. Sest et meil tuli välja, et paar põhjakattet on katki, põhjakatted on tellitud
ja ees oli ka logariga midagi, Andre siin möllas. Kui eelmises just video lõpus eelmine päev me tegime siin põhjaalused Mastixiga, siis Andre täna tegi kõik koopad küljust ära, et see auto saab tõesti liiga palju hoolt. Aga mis me siis praegu teeme? Meil on siin üks liist puudu. Meil on nüüd pagasruumist mõned asjad vaja kokku panna, sest et me lükkame selle auto nüüd mõneks ajaks välja. Las ta olla seal paar päeva väljas, sest et siia kohe varsti näeb, mis me nüüd tänasega lõpetame või millega me täna alustame ja millega siis see video lõpeb. Aga siin nüüd ongi sellised väikesed final touchid enne väljaajamist, et meil on päris suur töö selja taga selle autoga, aga nüüd mõned asjad jõuab mõne aja pärast ja siis me saame selle autoga edasi tegeleda. Ja kui ma eile ütlesin siin, et tagastange on deformeerunud see tagapaneel, siis tegelikult ma läksin koju ja mul ei andnud südarahu üks tala, mis me sinna panime. Ja tuli välja, et see on hoopis luukpärak versiooni oma. Aga mul on kupee ja siis ma tegelikult juba tellisin ära, aga jõuab siin paari päeva pärast. Ja ma just ütlesin, mul on üks tüüp üle. Ma võtsin töö juures selle plastheebliga ära. Aga me oleme nii ruki garaaž, et mul ei ole mingi plastheebleid ja see on värvitud auto. Ei, see on mingi, mis ma ütlesin, 5 minuti töö. Paneme liistu külge ja adioona. Kuule Alex, hoia seal. Natukene seda. Lebos läks. Kuule, täitsa ilusalt tuli ju. Ei tegi kriitinud ära. Viimane Läti leng. See oli külge ju. Ne? Selline see raha läks. Mis see ripka, mis sitasti see uuesti. Miks ta nii suur on? Ja auto on nii väike. Kuule, päris nitše ju. Voila! Nagu uus ju. Vaata, mis Andre. See ei pea üle vaatama, mis ta on. Kõik on normaalne. Ja kindlasti, mis me järgmises videos teeme, kui selle videoautoga peaks mingi tegemine olema, võtame kokku palju niisuguse maha kantud auto taastamine maksma läheb. Mul on kõik Excelis ja ma olen kõik ilusti järgi pidanud, kuu mida läinud ja ma ütlen video lõpus, järgmise video lõpus, kas see oli seda väärt, sellepärast et see on päris suur summa. Aga vaadates selle auto turuhinda, siis võib-olla ei ole see nii suur summa. No nii, sellega tõmbame selle video kokku. Täna nagu lubatud sai, tegelikult väga palju ei teinud. Siin olid näid viimased detailid, et me saaks auto välja lükata, sest et meil on selline probleem, et maas enam varuosi ei ole, aga meil on varuosi puudu, et viimast varused sai tellitud. Täna saigi selline nipet-näpet siit-sealt tehtud. Andre tegi täna kõige rohkem, kes siin kaamerat täna pelgab. Et ikkagi õues siin roost ei läheks, et pärast seisab siin pikalt. Et meil ongi nüüd visuaalselt on koos, siit-sealt on midagi jälle lahti. Kui me räägime siin esistangest, esistangit sai kinni panna, sest mida ei ole, loga katki. No katkist logat ei hakka ka panema. Ja tagaosaga on ainus asi, mis me, kuna auto põhimõtteliselt visuaalselt koos, siis tagaosaga me peame natuke tööd tegema. Ta küll fitment on hästi, siit ei tasu seda nurka pahaks panna, sest et seal on üks kruvi puudu, sest et ma tean, et see stange tuleb korra ära võtta, et tagastangega me siin väike fitment issue tala pärast, sest et autol tuli kaasa teine tala. Ma arvasin, et see on õige, panin külge, läksin koju, panin OM koodi, panin sisse, tuli välja, et see on 487 oma. Et see tala tuleb ka mingi aeg, aga täna seda ei ole ja täna meil ukse taga on järgmine projekt ees, mida on oodata juba järgmises videos ja järgmine video nüüd on niimoodi, et iga neljapäev, tegelikult iga neljapäev, ma ei tea, kas ma julgen iga neljapäev lubada, aga ma julgen nüüd järgmine neljapäev lubada. Ehk siis, kui te täna näete siis seda videot, siis te näete 7 päeva pärast järgmist videot, nii et meie kanalile tasub subscribe panna. Ja ega ma rohkem midagi oskagi siia video lõppu öelda. Et pange like, pange share, pange subscribe ja pange ka notification, sest et täpselt 7 päeva pärast tuleb ka järgmine video. Nii et tasub meie kanalit jälgida, et meil on siin päris huvitavad projekte ees. Nii et näeme juba teiega järgmine kord. Ciao!